Lõppenud Riigikogu valimiste tagajärjed on meie riigile äärmiselt kahjulikud. Eestis on võimule tõusmas ajaloo kõige vasakpoolsem ja globalistlikum valitsus, mistõttu meie püsimine iseseisva rahvusriigina on sattunud väga suurde ohtu. Peale selle lasub valimistel pettuse kahtlus. Rahvuskonservatiivide kahjustamiseks algatati valimiseelsel nädalal koordineeritud laimukampaania ning e-hääletuse puhul ei ole välistatud tulemuse manipuleerimine Reformierakonna kasuks. Kui ka sinule on vastuvõetamatu see, kuhu me ühiskonnana liigume, siis liitu Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga. EKRE on eestimeelne, tõe ja õiguse eest võitlev rahvaliikumine, millest on tänaseks saanud parlamendi suurim ja tegusaim opositsioonipartei. Järgnevatel aastatel seisab meil ees raske võitlus. Peame tagama, et valimistel oleks pettus välistatud. Me peame kaitsma oma riiki massiimmigratsiooni, odava võõrtööjõu ning riigi teerullipoliitika eest. Me peame ära hoidma vaikiva ajastu kehtestamise ja rahva vaesumise. Iga meie liige saab anda oma panuse, et Eesti jääks eestlaste rahvuskoduks. Mida rohkem meid on, seda tugevamad me oleme. Erakonnaga liitumise juhendi leiab veebilehelt ekre.ee. Eesti eest. Raadiosaade Vaba Sõna. Põnevatest teemadest räägivad saatejuht Anti Poolamets ja huvitavad saatekülalised. Tere head kuulajad, täna on stuudios Anti Evelin Poolamets, mõlemad Lääne-Virumaalt valitud Riigikogu liikmed. Ja me vahendame teile kõige värskemat teavet poliitikarindelt, Riigikogu komisjonidest, istungisaalist ja mõistagi kuluaaridest, kus liigub ka kolmandat moodi info. Aga täna alustame me sellega, mida meie enda laps pidi koolitunnis õppima, ehk kuidas ta sundkorras puutus kokku põhikooli inimese õpetuse õpiku ja sealsete sotsiaalsete sugudega. Ja räägime muidugi valitsusvõbelustest, ehk mis saab praegusest Michali valitsusest ja siis saate lõpupoole räägime Trumpi materdamise kampaaniast, ehk mida see siis Eestile võib tähendada. Evelin, sina tulid ju õpikuga ja näitasid seda, mida sa pidid täna lapsele õpetama, ehk kodudes on ka siis ju tagasisidepäevad ja kui laps tuleb, ütleb, et ta ei saa aru, mis toimub. Ehk siis ma loen ka tsitaadi ette, mida sa mulle vaadata tõid. Õpiku nimi on siis tervisevalikutest nii ja naapidi, inimese õpetuse tööraamat, autor Heli Iisrael ja 3. kooliastmele teine osa, Mauruse kirjastuse väljaanne ja järelikult on ta siis tunnistatud meil ametlikuks õpikuks, mida saab valida ja kuna te olete ilmselt sellest varem kuulnud, nimelt me esitasime sellel teemal ka arupärimise haridusministrile, haridus- ja teadusministrile Kristina Kallasele, siis Riigikogu ees pidasime pikka debatti. Tema ütles, et jah, sotsiaalsed sood on olemas ja selle kohta on lausa teaduslik konsensus. Eks juuksed tõusid püsti. Aga nüüd me oleme selles seisus, kus laps tuli tõesti nagu selle tunni materjaliga, et varem me siis ennetasime seda teemat, et ikkagi kõik see lendab meile näkku. Mis tunne oli, Evelin, kui see siis teoks sai jälle? Ja tere ka minu poolt ja täna oli tõesti natukene lõpus hetk, kui laps rääkis, et nüüd nemad jõudsid oma õppekavaga sellesse kohta, kus õpetaja hakkas rääkima, et tegelikult on erinevaid sugusid üle 20 ja küsisin lapselt, et kuidas siis klassikaaslased reageerisid ja laps ütles, et no terve klass olevat itsitanud ja üks noormees, kes muidu ka näitab välja, mida ta asjast arvas, see olevat peas kinni hoidnud ja ohanud, et ei ole võimalik. Aga see ongi nagu kurb, et tegelikult andsid ju lapsed ka hinnangu sellele, et muidu tore ja armastatud õpetaja räägib sellist hullu juttu,
seetõttu, et lapsed olid pettunud, ütlesid, et me arvasime, et õpetaja ei lähe sellise rumaluse või lollusega kaasa, et rääkida siis sellest 20 erinevast soost. Ja ma siis küsisin ka lapselt, et kas ta ka kirjeldas neid 20 erinevat sugu, et kuidas neid siis iseloomustada, aga nii kaugele nad ei jõudnud ja huvitav oli veel selle õpiku lehekülg, kus tärniga oli siis antud kodune ülesanne, et tuleta meelde, mis on bioloogiline sugu. Et mees ja naine, ehk siis see on eraldi ülesanne. Et kui nad selle testi läbivad, siis on kool läbitud, et mees ja naine 2 sugu. Kuulake nüüd ka veel, et seal õpikus siis kirjutab, et mõned transsoolised inimesed viivad oma bioloogilise soo ja välimuse vastavusse psühholoogilise sooga. See soo vahetamine, see on küll kõige suurem vale, nad võtavad pigem oma bioloogilised sootunnused küljest ära või eemaldavad, et sellega ei toimu soovahetus, vaid ühe bioloogilise soo tunnuste eemaldamine. Siis kui toimub siis mutileerimine ehk inimeste vigastamine. Minu meelest siin ei ole liialdus öelda, et sellel on siis mingisuguses terminoloogias satanistlik iseloom, et minnakse lapsi mutileerima, neile mingisuguseid mürke sisse söötma, puberteedi blokeerijaid ja mina ütlen, et see jääb kuidagi selle liberaalse hullumeelsuse ajastu mingisuguseks verstapostiks, et kuidas mindi laste kallale, et nende ajusid lömastama sellise hullu jutuga, mindi nende kehade kallale ja ma mäletan, et oli ka üks lugu Ekspressis mõni aasta tagasi, kus üks isa ütles, et teate, et ma ei võtnud seda teemat nii nagu tõsiselt ja ma nagu ei käsitlenud ega midagi ja EKRE-st ka ma nagu midagi ei osanud arvata. Aga nüüd on EKRE ainuke, kes meid kaitseb, sest minu tütar hakkas ennast ka poisiks pidama ja läks arstide juurde neelama mingeid asju, et isa oli nii meeleheites, et ta tuli vaevu endaga toime. Ehk siis sellel kõigel on tagajärjed sellel satanistlikul kultusel, mida ka liberalismiks nimetatakse. Vähemalt nendes punktides on jõutud äärmuste hullumeelsusteni. Ma loeks veel ühe lõigu ette, et tunda, et see ju ajabki noorel pea sassi. Näiteks on seal öeldud, et on ka inimesi, kes ei ole transsoolised ja kellele lihtsalt meeldib aeg-ajalt riietuda teise soo riietesse. See tekib küsimus, et millise teise soo riietesse, millise 20 erineva soo riietesse. Aga see on meie praegune liberaalne tulevik ja asi läheb ju järjest hullemaks. Asi läheb hullumeelseks kätte ja ma tsiteerin veel, et inimesed ikka teaksid, et kui paljudel neid 8. klassi lapsi just praegu ikka on. Veel mainin ära, et see on selles inimese õpetuse töövihikus lehekülg 85. Peatüki või osa nimi on 55 ja see nimi on seksuaalsus. Nii et siis tsiteerin. Soolist identiteeti nimetatakse psühholoogiliseks sooks. See tähendab enese tunnetamist teatud soo esindajana, naisena või mehena. Kujutage ette, väga keeruline mõttearendus. Ja siis mõnikord ka mittebinaarse inimesena, kes ei määratle end kummagi sooga. Ja lõpetan tsitaadi veel ära. Erinevaid psühholoogilisi soomääratlusi on üle 20. Kõige sagedamini langeb psühholoogiline sugu kokku bioloogilise sooga. Ja head kuulajad, et me ei informeeri teid mitte lihtsalt niisama, et harida silmaringi, vaid asi tegelikult on ka puhta praktiline, sest rahandusminister Jürgen Ligi tõi valitsuse lauale Euroopa Liidu direktiivi, mille järgi peavad Eestis registreeritud suured börsiettevõtted valima 2 eesmärgi vahel. Kas vähemalt 40% nõukogu liikmetest või vähemalt 33% juhatuse ja nõukogu liikmetest peavad kuuluma vähem esindatud soo hulka.
saad aru, vähem esindatud soo hulka, mitte naissoo või meessoo hulka, vaid just nende 20 või 150 vähem esindatud soo hulka. Ja kuulake veel, valitud eesmärk peab olema ellu viidud 2026. aasta keskpaigaks ning sellest tuleb teavitada Finantsinspektsiooni. Ehk siis Finantsinspektsioon tuleb ettevõttesse ja rivistab üles kõik juhatuse liikmed ja teeb siis vahet, kes on transud, kes on seal kväärid, kes on vulasoolised, kes on, ma ei tea, mis seal veel on, 150 sugu ikkagi kuni 300. Ja tegelikult millise olukorra see loob börsiettevõttele, et kui sa ei täida neid nõudeid, siis saab sind trahvida, sa ei täida reegleid ja ma nüüd saadangi eriteate kõikidele 150 erineva soo esindajatele, et võtke järjekorda, et töökohad ootavad. Ja kui selline nõue on, siis ei ole ju muid oskuseid vaja. Ei ole vaja haridust, kogemusi, vaid piisab sellest, et kuulud mõne vähem esindatud soo hulka. Nii et inimesed, kes te olete kapis töötud, äkki te tõesti mõtlete oma psühholoogilise soo üle ja lähete ja nõuate ettevõtte juhatuses omale töökohta, see on hea soovitus. Ja ütleme, et kogu see teema tekitab minust sellised, ma lähen vihaseks sellise teema juures ja teisalt ajab naerma, aga minu meelest on kõige tähenduslikum see, et Eesti rahvast on alandatud nüüd nii palju, et nad ei hakka vastu enam. See paneb mind mõtlema, et ei hakata vastu. Et miks ei hakata vastu, miks ei ole õpetajate lehes suuri pealkirju, et miks direktorid ei kogune erakorralistele nõupidamistele, et teadusminister on peas segi läinud, õpikud on hullumeelsed, miks nad ei tee mitte midagi ja ainukesed, kes ennast liigutavad, on EKRE liikmed. Ja ma tahan küsida lihtsalt seda, et mis siin toimub üldse, mis toimub, et kas kus on inimeste või eneseväärikus, kes seda seltskonda valivad. Ehk siis tegelikult peaks olema Eestis kõik erakonnad sellel teemal nagu EKRE ja võib-olla neil oleks maksunduses eriarvamusi või midagi, aga ei saa olla, et ükski erakond on minu meelest Eestis, keda ei loobita mädamunadega, kes arvab, et Eestis on 150-200 sugu. See tuleks lihtsalt parlamendist vitstega välja lüüa. Ja kõige kummalisem on ju selle kohal veel see asjaolu, et Euroopa Liidu direktiiv pole kohustuslik seadus, vaid on suunis, mille iga liikmesriik peab enda seadusega kohandama. Ja kui me ei kohanda tähtajaks, siis Euroopa Komisjon on algatanud 31. jaanuaril selle kohta rikkumismenetluse. Eesti peab oma ametliku vastuse komisjonile andma 30. märtsiks. Kuigi Euroopa Liidu direktiiv on justkui vabatahtlik, aga see nii. Käsk tuleb täita ja kui see pole tehtud, hakkate trahvi maksma. No vot, ja see seltskond ütleb, et me läheme Venemaaga kohe sõtta ja lööme nad minema sealt ja et ise tegelevad vulasooliste teemadega ja mitte binaarsete hullumeelsustega ja no kuulge, kui oleks seal tegijad inimesed, nad oleks ammu oma riigikaitsesse pannud sellised rahad, et Venemaa oleks löödud ka Krimmist välja. Aga kui senikaua, kuni nad tegelevad soovoolavuse, sookvääride, soolis ja muude hullumeelsustega, no ma lihtsalt ei usu nendesse, sest nad on oma riigikaitse ju ammu maha mänginud ja kokku pakkinud. Aga Evelin, sul oli mõni tsitaat sellest. Jaa, igal juhul saab nalja, kui Jürgen Ligi, no me teame küll teda, tuleb meil sinna Riigikogu ette rääkima vulasooliste ja transsooliste kvootidest, et see saab lõbus olema. Ei, no need, kes on kõige suuremad kõvatajad, need on, selgub, et seal Reformierakonnas kõige suuremad jobud, ilma naljata. Mehikene, kes tuleb mulle vulasoolistest rääkima, neid kaitsma, mädamunadega tead. Et lihtsalt kaua võib kannatada hullumeelsete võimu. Aga no ma loen teile, kas on kaine inimese jutt või? Ma tegin transinimesed.ee lahti, lugege ise.
et see on meile riigi religiooniks muudetud. no igal juhul hakkab nalja saama, et noh, kuna see tuleb Rahandusministeeriumi kaudu ja ma arvan, et Jürgen Ligi on veel sellel ajal rahandusminister, et kuidas ta Riigikogu ees hakkab rääkima surmtõsise näoga, et teate, nüüd on meil vaja seda direktiivi vastu võtta, et kõik soovähemused peavad saama kvoodi alusel suurettevõtetes tööd, et no see, no ma kujutan ette, see on mina küsiksin, et kas rahal on sugu, kas kväärraha ka on olemas, et tegelikult see asi ongi ju inimeste ajude kokku jooksutamiseks mõelnud ja selle teema lõpetamiseks mõned terminid siis transinimesed.ee pealt, et ikka aru saaksite, et see teema on hullumeelsuse apoteoos Eestis. Endosooline inimene, endosex person. See on inimene, kes on sündinud füüsiliste, hormonaalsete või geneetiliste sootunnustega, mis vastavad normidele, mida peetakse meeste ja naiste kehadele omaseks. Endosoolise vastand on intersooline. Siis paiksooline inimene ehk cissooline inimene ongi inimene, kelle sooline identiteet ei erine talle sünnil määratud soost. Nii et palju õnne kõigile kuulajatele, te olete paiksoolised. Et te olete väga erakordne nähtus liberaalide poolt defineeritud maailmas. Ja siis dragi esineja, need, kes märatsesid meil uue aasta õhtul Rahvusringhäälingus. Need on siis inimesed, kes kehastuvad levinud sookäsitluste põhjal loodud karakterisse esinemise vaatenevängu või meelelahutuslikul eesmärgil. No see tundub veel kõige lahjem variant nendest olevat, et ja lähme edasi. Iseenesest näitlejad on vahel ikka ümber riietunud, aga senikaua, kuni nad toovad seda kooliõpikutest, siis see on ikka see hullumeelsuse osa. Mina arvan, et nüüd, kui see direktiiv kehtima hakkab, et ER jookseb tühjaks nendest transsoolistest, sest no mida sa seal teatrit teed, kui sulle kuskil ettevõttes makstakse kõrgemat palka puhtalt sellepärast, et sa oled mingi vähemussoo esindaja? Ja nii, et mul jäi jälle sõnad kinni, kui ma lugesin neid termineid, et lõpetuseks transmehelik inimene on siis transsooline inimene, kelle sooline identiteet on mehelik. Transsooline mees on inimene, kelle sooline identiteet on mees, kuid sünnil määratud sugu ei olnud mees. Ja see nimekiri on siis 150 jagu, nii et palun siis kõigil tutvuda moodsa elu tippudega. Aga selle teema tõmbame tänaseks kokku ja oleme eetris jälle pärast väikest pausi. Raadiosaade Vaba Sõna koos põnevate teemade ja huvitavate külalistega on eetris igal laupäeval kell 12 Virumaa Tre raadios. Saatejuht Anti Poolamets. Ja me tulime tagasi. Stuudios on Anti ja Evelin Poolamets, Lääne-Virumaalt valitud Riigikogu liikmed. Vaatame asju läbi rahvuskonservatiivide vaatenurga. Ja läheme kohe valitsuskriisi elementidega olukorra juurde. Me oleme nüüd mitu päeva seda asja jälginud, aga tegelikult kõlakad käisid just nimelt Riigikogu kuluaarides, koridorides juba ammu. Aga kunagi ei või kindel olla, kas sulle söödetakse valeinfot nagu mingis luuremängus või on see päris info. Nüüd selgub, et sellel on päris infotunnused. Ja, et Õhtuleht on öelnud juba välja, et valitsus laguneb, et see on kindel ainult, et millal. Ja ma ei teagi, võib-olla neil on veel täpsemad andmed ja eriti drastiliseks teeb olukorra see, et peaminister ise on puhkusel ja ei teagi justkui midagi või aegalt tema olemasolu nähtav teatud säutsudena oma valitsuse liikmete suunas, et näitab rahulolematust nii Piret Hartmani suhtes kui ka seal veel mingite teemade suhtes, et väga huvitav on praegust. No tegelikult oli näha, et suur pauk käis siis, kui pandi Kalevi alla 2,6 miljardit. Seal oli juba võbelusi näha ja see oli tõesti lahing. Seda võib lahinguna nimetada. Ehk mingi ilmselt suur korruptsiooniplaan oli kellegil. Teisalt oli see kõik läbimõtlematu.
täpselt ei saagi aru, kes kõige pettunumad seal olid. mina arvan, et selle taga on Reformierakonna reitingu katastroofiline langus ja osav poliitkombinaator, nagu ta on, teab, et heas valguses enda näitamiseks tuleb leida keegi, kes on kõiges süüdi. See on Reformierakonna vanatrikk, et nad vahetavad ju partnereid sellisel moel, et neid nimetatakse ka mustaks leseks ehk selliseks ämblikuks, mis kõik oma partnerid tühjaks imeb ja ära hävitab. Ja võib-olla neil on ka huvi tühjaks imeda Isamaa, kes on paiskunud väga kõrgetele astmetele oma toetusega ja nad on rahul olematu. Jaa, Isamaa küll pirtsutab praegust, aga vaatame ka numbritele otsa, et Eesti Reformierakonna toetus on langenud viimasel nädalal 13,4% peale. No see teeb murelikuks. See tähendab neid teeb murelikuks, meid teeb rõõmsaks. No meid teeb rõõmsaks ja minu meelest on isegi liiga kõrge vaadates seda, mis toimub majanduses, mis toimub inimeste kindlustundes. Vulasooliste toetus peaks olema 0,1%, hüüati neid, kes vulasooliste jama toetavad. Ja kui veel reitinguid uskuda, siis koht on kätte näidatud ka sotsidele, kelle toetus on langenud alla 10%. Aga mõlemal on ajalooliselt madalseisud, nimetame siis ajalooliseks seda, et mis ajast ühiskonna uuringud on hakanud uuringuid tegema ehk 2019. aastast. Jah, peaaegu, siis oli sotside reiting 8,3 ja minu meelest sotsidel ongi üle 10 liiga palju, et 8% peal nad võikski tiksuma jäädagi. Ja Eesti 200 toetusest pole vist mõtet rääkidagi, et need on alla valimiskünnise. Aga mida see kokku tähendab? Tähendab seda, et valitsuserakondade reiting on totaalselt madal. Ja nad ongi hädas, et üks erakond laguneb, selle tõttu neil on probleeme koos Eesti 200-ga nüüd paariks aastaks valitsusse minna, sest lihtsalt pärast kohalikke valimisi võib see erakond ju laiali joosta erinevate erakondade vahel või osad jäävad võib-olla veel akna alla, ootavad paremat pakkumist. Ehk siis nendega on ebakindel, kui on 52 häält kusagil koalitsioonil, siis see on ebakindel. Me olime ise ka sellises koalitsioonis, kus oli 52-53 häält, et Isamaala Tõnskajad ja need Saaremäed, need hüppasid kogu aeg alt ära ja mängisid punastega kokku. No jah, tegelikult saaks Reformierakond koos Eesti 200-ga praegus ka valitsust moodustada, et nibinabin on neil üle poolte koos, aga eriti huvitav on see, et Kristen Michal on öelnud, et kui tahta luua parempoolset valitsust, siis on Isamaa valijatel kindlasti ootus, et Isamaa tuleb koalitsiooni. See on nii huvitav kavala rebase jutt, et jätab mulje, et praegust on meil justkui vasakpoolne valitsus. No ja ongi, aga nad võtsid selle lihtsalt omaks kohe, et tahaks parempoolset valitsust. Aga mis parempoolne valitsus on see, kes vulasoolistega tegeleb, sest Reform ei ole ammu mingi parempoolne, see on muinasjutt 90-ndatest, et siis ta oli ka semukapitalistlik moodustis, kes kantis raha sõpradele ja ostis seadusi. See on nende ajalugu väga lihtsalt lühidalt kokku võttes ja komparteiline nii-öelda ussi jätk Eesti poliitikas. Ja kõikidele EKRE fännidele võin öelda, et EKRE toetus on 20% peal sellel nädalal ja Anti, sinu ennustus läks täide, ütlesid, et kevadeks oleme me omal protsentide peal tagasi ja ütleme veel, et paar kuud on minna, et kui me siin sama pikkade sammudega astume, siis tõesti 25% pole enam mägede taga. No kohalikeks valimisteks on see isegi tõenäoline, et Virumaal oleme me ka jõudnud 20+ peale, ehk siis kaasa arvatud Ida-Virumaal, kus EKRE on juba 16 peal, kus alati on olnud keerulisem. Aga elu teeb omad korrektiivid ja inimesed lihtsalt näevad, mis ümberringi toimub ja see ongi põhjus, miks
tõeütlejad muutuvad jälle populaarseks. jah, et uskuda, et reitingus võib nii ja naapidi, et tõehetk toimub valimistel, aga mingid näitajad on. EKRE-ga on viimasel ajal rekordiliselt inimesi liitunud, sadade kaupa. Viimase kuuga on ligi 600 ja juba ennem ka, et meil siin vahepeal olime kuskil seal 7000-ga millegagi. Nüüd on EKRE toetus üle 9000, mitte toetus, vaid liikmete arv üle 9000. Nii et meil on mõnisada minna, et Reformierakonna liikmete arvust mööda minna, nii et kõik need hädakarjujad, kes pärast meie juunikuist lahutust mitmete inimestega ütlesid, et EKRE-ga on kõik, et nad on halvad analüütikud. Ja teiseks nad ei küsi kunagi tegijatelt endalt, vaid muudkui plärtsuvad. Ehk siis ka see suur liitujate arv kinnitab seda, et nende jaoks oleme me maailmavaateliselt pigem nagu tihedamaks ja tummisemaks läinud. Järelikult neile meeldib see, mida EKRE teeb ja nad on saanud sellest üllatusest üle, et oli mõningane lahkumislaine. Aga me oleme 2 korda rohkem juba inimesi juurde saanud. Aga kui nüüd valitsuse lagunemise juurde tagasi tulla, et on väga kummalised liikumised, see, et nii kriitilised ollakse üksteise suhtes ja pillutakse selliseid väljendeid ja siin võib tõesti nüüd näha, et kas Isamaa nii-öelda mängib seda, et nad pole huvitatud, tahavad paremaid tingimusi välja kaubelda või eks see poliitika on mäng. See on ka üksteise survestamine, ehk siis reformikad tahavad sotsidelt järeleandmisi, et need ei segaks valitsemist mingite järjekordsete lollustega, et ütleme siis üks reform ei taha, et nende lollusi segataks sotside lollustega. Aga võib-olla venitavad nad välja kohalike valimisteni ja just Isamaa tõttu. Ma arvan, et tõehetk toimub siin lähiajal, kui on põhiseaduse muutmine. Et kas siis toimub see, et ainult Eesti kodanikud võivad valida kohalikel omavalitsuste valimistel või siis panevad hallipassi mehed sisse ja See on tõesti kriitiline hetk ja siis saavad ka reformikad ettekäände, nagu tugeva ettekäände, et see asi ära lõpetada nende punastega, kõige punasematega, on punased ja kõige punasemad. Ja on neid, kes maskeeruvad erinevatesse värvidesse. Aga see oli huvitav arutelu, Evelin. Me käime väikesel pausil ja vaatame, mis toimub USA materdamise teemal. Raadiosaade Vaba Sõna koos põnevate teemade ja huvitavate külalistega on eetris igal laupäeval kell 12 Virumaa Tre Raadios. Saatejuht Anti Poolamets. Me oleme stuudios tagasi ja ma olen siin teinud ise sotsiaalmeedias õige mitu postitust, kus ma olen tsiteerinud meie juhtivparteide, koalitsiooniparteide poliitikute juttu ja üha hullemaks läheb sõim USA teemal, üha hullemaks läheb sõim Trumpi teemal ja minu üldine mulje on see, et tegelikult me oleme julgeolekukriisis mitte ainult Ukraina tõttu, vaid ka sisemiselt, ehk siis need inimesed üldse ei anna aru, et Eestil on täpselt 0 hävituslennukit. Nad lähevad hasarti ja lausa pöördesse sellega, et saaks aga konservatiive materdada ja unustavad ära, et Eesti on väike riik ja kuskilt nad on võtnud pähe, et Eesti on nagu mingi impeerium. Seda on näha ka Tsahkna käitumisest, kes käib ja laamendab Tbilisi tänavatel ja Eesti välispoliitika põhi on veel sügavamale kukkunud. Et meil on küll see lastepiltnik Reformierakonna kõneisikuna üks, kes iialgi ei tohiks olla sellisel kohal, iialgi, et ta häbistab ka kõike seda, mis meil peaks olema, mingil määral ühine, sest välispoliitika on ju mõnevõrra parteide ülene, aga ei, nad on selle nii rumalaks ja kahjulikuks teinud, et meil ei jää muud üle, kui me peame tunnistama, et välispoliitika ka täiesti läbi kukkunud, et niimoodi USA-le kallale minna nagu Ligi ja teised
Taro ja kogu see punt ja Kallas muidugi selle kroonina sealt Euroopa Komisjonist, kes ütleb, et vaba maailm vajab uut liidrit ja mis USA olgu. Minu jaoks jääb ka arusaamatuks, et mida on Trump või USA teinud Eestile. Ka seal vestluses Zelenskiga ütles Donald Trump, et ta on pühendunud Poolale, ta on pühendunud Balti riikide kaitsele, samuti USA osalusele NATO-s, et kõik need tingimused on ta ju täitnud, et ta on andnud sõna, et ta kaitseb Balti riike ja et ta ootab ainult, et ka Euroopa riigid rohkem panustaksid ja nüüd siis on meil vaata, et vaenlane number 1 on Donald Trump, siis tuleb alles Putin. Ei no just nimelt, asi on ka selles, et mitte ainult liberaalid, vasakpoolsed, vaid ka näiteks Riho Terras Europarlamendis ju hüüatas, et USA-le tuleb sanktsioonid kehtestada. Et siis ma jäin sõnatuks, et endine kaitseväe juhataja, kes tegelikult ehitas ju tegelikult meie kõigiga koos meie turvavaipa ja toetudes USA-le kui NATO juhtriigile, nüüd käratab neile, tal vist pidurid üldse ei pea või mõtlebki ta niimoodi. Ma näen, et ta on veel edasi arendanud oma asja, et USA ei kõlba enam millegikski. Aga siis mul tuleb see tunne, et kes meie kaitseväge siis juhtinud on, et mis neil viga on, et nad ründavad meie võtmeliitlast. Ja nagu sa ütlesid õigesti, et USA mainis meid eraldi Trumpi isikus ära, et Balti riigid, nad asuvad ka ohtlikus kohas ja siis tuli pikk jutt sellest, et me oleme pühendunud nende kaitsele. Ja meie üks peamisi julgeolekueksperte Meelis Oidsalu ongi sidunud juba Putini ja Trumpi ühte punti, ütleb, nende vahel on vendlus ja nüüd siis anna armu, nüüd meil on 2 vaenlast, et on Putin ja Trump, et kuhu me jõudnud oleme? Me oleme jõudnud ohtlikku olukorda, sest liberaalsed eliidid ei saa julgeolekust mitte midagi aru, nüüd on see lauale löödud, et nad pesid meie ajusid mitukümmend aastat, öeldes, et nii ja nii peab tegema, transsoolistest peab hommikust õhtuni rääkima, homolippu lehvitama, et küll siis meil julgeolek paraneb ja see on ju meie peremeeste nõue. Aga iseseisvust nad ei ilmutanud ja siis, kui Mart Helme USA asjatundjana teadis, et tegelikult USA tõmbab juba ammu Euroopast eemale, ja näiteks Saksamaa on üsna ettevalmistamata riigikaitselises mõttes, siis ta räägis plaan B-st ja milline hüsteeria puhkes, siis taheti juba valitsust laiali lammutada. Ehk siis, kui meie rääkisime sellest tõsimeeli, et me peame rohkem iseseisvusse kaitsevõimesse panustama, küll solvati, küll halvustati. Aga täpselt nii oli, et me teadsime ammu, et USA taandub ja see taandumine algas juba Obama ajal, et ta ei ole selline igale poole enda toppija. Ja samas tuleb arvestada ka seda, et esiteks tooge mulle siis need relvad, mis praegu Venemaa tagasi löövad, et Krimmi ära võtavad, et see Eesti poliitikute ja ka mõnede erusajavaelaste kõvatamine on mulle väga nagu kurvaks üllatuseks, et nad nagu üldse ei kontrolli ennast enam, et Bideni ajal ju anti üle 100 miljardi, aga Vene pealetung on kestnud üle aasta, eks ole. Neid ei ole puruks löödud, et seletage mulle siis see skeem ära ka, milles siis Trump süüdi on, sest esiteks algas ju sõda Bideni ajal, kui ta häbiväärselt Afganistanist põgenes. Mingid tegelased rippusid lennukitiibade küljes, kukkusid veel alla sealt, et see andis ju Putinile innustust sõja alustamiseks, et USA on nii nõrk, milles Trump siis süüdi on. Ehk siis see raha ei ole aidanud võita ja eurooplased on väga kehvasti varustanud Ukrainat, et mis siis nüüd, kas 3 aasta pärast hakkab mõistus pähe tulema või et hakkaks nüüd riigikaitsega tegelema, et väike Taani on panustanud rohkem kui Prantsusmaa ja Itaalia, eks. Et millest me räägime? Kui oleks tahetud võita, siis oleks sinna ka päris suur summa raha pandud.
ja et kui nüüd vaadata, kuidas siis ka suhtutakse, öeldakse, et pisendatakse USA panust, öeldakse, et seal ei olnudki midagi, et põhiasi ikkagi tuli Ukrainast endast ja samas on Euroopas paanika, mis nüüd saab, Ukraina ei toeta, mida me nüüd teeme, raha on, aga ei ole võimekust relvi toota ja siis samal ajal, millega siis Euroopa Liit tegeleb? Ta ju ei tegele sõjalise võimeku kasvatamisega. Euroopa Liit tegeleb meil rohepöördega. Rohepöördesse kulub mitusada miljardit, et kui see raha suunata normaalsesse kohta, oleks kõik juba korras. Aga siiski, 30 aastat on desarmeeritud pärast külma sõda ja Venemaaga tiiba ripsutatud gaasitorusid ehitatud, nii et praegugi ostab Euroopa suurel hulgal veel Venemaalt gaasi, et summad on suured. Ja veel üks näide siis, mida siis Jürgen Ligi käratas oma lehel. Et ootame rahvuslaste juhiseid, kuidas õigesti heaks kiita Trumpi Putini koostööd luureandmete äravõtmises ja massiivses raketirünnakus Ukrainala. Et ülbik ise laias ja tegelikult teeb Eesti hoopis, tuleb Eestil hoopis Eesti inimest aidata. See ei olnud enam mingi suvaline poliitik, vaid Eesti Vabariigi rahandusminister, Reformierakonna mõjuisik, kes lihtsalt räägib juba sellest, nagu korraldaks Trump õhurünnakuid Ukrainale, et minu meelest see on juba ohtlik, sest head inimesed, kuidas see info liigub USA-ni? Saatkond teeb iga päev meedia ülevaateid, kokkuvõtteid, ta saadab oma ministrile memosid, mis toimub Eestis, mis on arvamus. Ja see jõuab USA välisministri lauale pidevalt, eriti kui ta peaks veel kuidagi Eesti ja Baltikumi ruumi uurima. Ja kui ta siis teada saab, et siin lihtsalt sülitatakse neile näkku ja öeldaksegi, et Putiniga ühiseid pommitusretki Ukrainasse või mis toimub, siis sellel on mõju, see on emotsioonide geopoliitika ja see on ohtlik. Jah, et meie nii-öelda võimuerakondade juhtide arvamus on nähtavasti selline, et vaevalt see Trump kuuleb, kuidas siin kuskil väikses Eestis keegi piiksub, aga kuuleb küll, sellel on tagajärjed. Tagajärg on ka see, et Kaja Kallase visiit USA-s viimasel hetkel tühistati, ühesõnaga jäeti ta ukse taha. See on ka selle tagajärg, et ühtegi Eesti kõrget esindajat ei kutsutud Donald Trumpi presidendiks austamise tseremooniale. Täpselt nii, et sellel on tagajärjed ja Kaja Kallase kõvatamine on väga silmnähtav, sest Euroopa Liidu kõrget välisesindajat märgatakse. Aga samas ei ole Eesti ka mingi kõrvaline kohakene praegu, sest me oleme kriisi eesliinil Venemaa naaberriik, ehk siis meid teatakse küll, Trump teab meid väga hästi ja teab USA välisminister ja administratsioon, et siin ju käiakse kogu aeg. Ja samal ajal muidugi meid jäeti siis Euroopa juhtide tippkohtumiselt ka veel kõrvale, mis oli märgiline. Ehk siis minu resümee on küll selline, et meie ei vali USA-sse presidenti. Meie ei saa otsustada, kuidas see geopoliitiline mäng käib. Ja sellepärast ei ole mõtet väikeriigil lihtsalt hakata taguma oma juhtide kaudu nii radikaalselt meie liitlast. Meil on tähtis kas või meelitada USA-d olema siin, suhtuda diplomaatiliselt ja üleüldse peab diplomaatiliselt suhtuma, sest ma ei saa aru, kellel on see 25 diviisi, kus me võime siis käratada kõigile. Me peame olema diplomaadid, targad väikeriigi juhid, mitte sellised nagu mürgeldajad, kes oma liitlasi ka ära hirmutavad. Ja mida me võidame sellest, et me USA-d sõimame? Millised on need tulemused? Ma saan aru, et omal ajal, kui EKRE oli valitsuses, et kui EKRE-t piisavalt sõimati, siis lõpuks Keskerakonna närvid ütlesid üles ja nad jooksid valitsuse laiali, et teate, USA valijat ei mõjuta see, et siin teatud klikk sõimab USA-d ja lõppkokkuvõttes me ei võida sellest mitte midagi, kui me USA-d sõimame. No me peaksime käituma nagu Soome, kes tegutseb võimsalt riigikaitse vallas. Tal on üks Euroopa võimsamaid armeesid, võrrelda Prantsuse ja Inglise omaga. Ja
ja samas peame meeles pidama, et meie alles areneme ja me jääme väikeriigiks, meil ei ole ühtegi hävituslennukit. Ehk meie relv on ka diplomaatia, liitlased ja me tõesti ei tohi üksi jääda. Ja seda ju korrutasid kaua ja kaua need peavoolupoliitikud, aga nüüd nad on valmis meid üksi jätma selle sõimuga ja ütlema, et ei kõlba. Viimane oli Ossinovski, kes ütles, teeme nüüd Euroopa suureks, teeme ta vikerkaare lillaks ja siis on ta tugev ja vägev. USA-ga ei saa midagi teha. Seda on öelnud Eesti 200-tajad, seda on öelnud Reform, seda on öelnud sotsid, nii et nad kõik on üsna metsikuks läinud ja tead veel, mul tuli kõhe tunne peale, mõtle, kui Euroopas valitsused vahetuvad. Ehk siis tulevad parempoolsed valitsejad. Siis nad on ju valmis need ka maha kanda oma ideoloogilises hulluses. See tähendab, et nad varsti kannavad maha ka Euroopa liitlased ja ülbitsevad nendega, et see on märk sellest. Et meil sellist Soome pärast tarkust ja rahulikkust, diplomaatilisust ja samas kindlameelset Ukraina aitamist, mida saab samal ajal teha. No meil on tohutu kriiskamine, mis teeb meile lihtsalt halva. Jah, ja samas vaatame, kuidas Euroopa Liit käitub Venemaa suunas. Kõik need igasugused sanktsioonid, neid on väga lõdvalt võetud, et ikkagi püütakse Venemaalt neid odavaid naftasaaduseid kätte saada, et see silmakirjalik mäng käib pigem Euroopa Liidu pool. Jaa, võrk on meil hõre ja tuletan meelde ka, et meie Jevgeni Ossinovski papa müüs ju Pealtnägija andmetel või kinkis või pani oma õe nimele firma ja ilmselt käib tema Vene äri suurte lainetena edasi. Ehk siis need, kes kõige rohkem kõvatavad, nende suguvõsad on jälle Vene äris õlgadeni sees ja see tuletab mulle meelde veel Kallase idaäri, et see kõik on niivõrd valelik, niivõrd petturlik, et olukord on ohtlik. Aga sellega täna lõpetame ja jälgime ka rahvusvahelisi uudiseid, hoiame teid kursis. Kõike paremat. Stuudios olid Evelin ja Anti Poolamets, Lääne-Virumaalt valitud Riigikogu liikmed. Kohtumiseni. Te kuulasite raadiosaadet Vaba Sõna. Järelkuulamine treeraadio.ee ja uueduudised.ee.